hommikust, on uus päev. Siin on tagasi Kris ja Marie. Ma mõtlesin, panen enne kreemi ja kamin jõusid ära, aga okei. Meie plaan on siis praegu selline. Paneme Riigasse, lähme Vanaderiasse, mis on paganikoda. Después pärast lähme supermercadosse, ostame kafeed, leechet ja azukarit ja me saaks teha kohvi. Siis tuleme siia, sööme igasuguseid maitsvaid asju ja siis ilmselt jätame teid koju ja lähme ise bussijaama, et me saaksime ära osta bussipileteid siis Cordobasse. Meile proovisime seda teha. Ei saanud, sest ta ei aktsepteeri meie mingisuguseid kaarte ja värka. Nii et jaa. Goodbye. Igal juhul, see on Kasarossava. Ja me praegu, Kris on nagu mingi, oh my god, ma ei jaksa tund aega jalutada, on. Peame mingi bussipileti mingi ostma ja tähendab... Ma näitan teile päikest korraks. Bussikaardi. See päike käib meile otse pähe ja päris palav. Ja päris hea tunne, kuigi ma panin pikad püksid, sest meil on toas nii küll, ma lihtsalt... Mul ei tunne, mul ei mingi kurk haigeks. Ja sorry, ma näen veits kole välja praegu, sest ma ei taha ennast nagu väga ilusaks teha, kui ma siin tänavatel käime. Okei, kõik nüüd. Davai, tšau vlogs. Nii, meie siis käisime ära Retiro omnibussis, mis on siis Buenos Aires, mis on bussijaam ja kust me siis saame minna Cordobasse püha laupäeva õhtul. Ehk siis Argentina kuskile keskele. Just. Ja me võtsime küll kaamera kaasa. Kris tahtis võtta ja siis mina ei lubanud tal üldse filmida. Me vahetasime... Panen siia ühe klipi sellest. Joo, käisime raha välja vahetamas. Ühe sõnaga võiks öelda, et me oleme lausa rikkad. Sulle lõpeta, Kris, päriselt. Tõesti päris. Oligi niimoodi, et me nagu vahetasime raha, on ju. Siin me saime poole rohkem kui Eestis, see oli natuke imelik. Aga siis läksime, jalutasime ja küsisime inimestelt teed, meil ei ole internetti. Appi kõigepealt me läksime üldse bussi peale, tahtsime minna, me pidime ostma mingisuguse kaardi, ostsime selle kaardi, kioskis oli mingi tüdruk, kes oli hästi ilus. Ja siis ühesõnaga hakkasime bussi peale jooksma, siis jookseb mingi naine meiega kaasa, on juba mingi sorry, makske minu eest ka vaata, siis me olime mingi okei. Ja see kaart sai meil tühjaks. Me mõtlesime, et nagu see maksis mingi 1400 peesot, piletid olid mingi 60 peesot, aga see oli nagu 3 inimese pärast tühi. Ja siis lõpuks ühesõnaga me läksime apteeki, jõudsime siis sinna kohale, bussi peale läksime kusagil X kohast maha, nad ütlesid, et umbes siin. Siis läksime, ostsime apteegist peavalurohtu, meil mõlemal hullult pea valutas. Siis jalutasime, vahetasime raha ja siis küsisime inimestelt, et kus see omnibuss on. Küsisime, olime mingis kioskis, siis need inimesed olid mingid, et olge täiega ettevaatlikud, olge täiega ettevaatlikud. Ühesõnaga. Ja siis see oli natukene ikka mingid crackheadid olid seal ja hästi palju rahvast ja hästi nagu imelik ja mina tundsin ennast väga-väga ebamugavalt seal. Ühesõnaga jah, pea valutas hästi hullult minul alguses ja magasime mingi pool päeva. Ei maganud pool päeva, märkasime 6:30 hommikul üles, me tegime täiega asju, siis läksime mingi kell 1 magasime mingi 3-ni. Norm siesta on ju. Nii, tere! On päev 3, on hommik, märkasime jälle mingisugune kell 7. Ja nüüd me käisime hommikul pesemas ja nüüd me tuleme siia Starbucksi hommikusööki sööma. Starbucks. Oh yeah. Ja nüüd lähme sisse ja vaatame, mis emotsioonid on. Jaa. Põhimõtteliselt tulime üle tee. Jaa. Starbucksis on midagi head nagu süüa, vaata, ma tahaks midagi kooja. Ja kui te arvate, mõtlete, miks ma kogu aeg lämpafkaadi särki kannan, sellepärast, et see katab mu nagu taskud ära ja mul on asjad taskutes. Tšau. Põhimõtteliselt ma olen juba mingi pool hommikusööki ära söönud. Ka minul on cappuccino. Mul oli 3 merijalunat. Ma olen siin Krisile, üks on cappuccino, Krisil oli 2, siis meil on mida iganes, mul on apelsinimahl. Ostsime tänavalt käsitöö sees mate tassi ja siis šerbat,
mis on siis tee. Ühesõnaga nüüd siis proovime seda matet ja näeme juba rõdu peal, kus joome teda. Väike tutorial, et hästi palju pannakse seda teed ja siis läheb kuum vesi peale. Ja siis sa valad nagu siia on ju rahulikult. See läheb alla kõigepealt ja siis see, kes nagu serveerib, siis joob ise esimesena. Tere! Ma ei ole valmis jälle iga päev oma keelt ära kõrvetama. Nii, tšau! Ühesõnaga kolisime rõdule. Ja nüüd hakkame sööma empanadasi. Nii, Kristoffelus. Sellised asjad. Meil on, need me võtsime siis nagu vegan, need on spinatiga. Ja ma olen ise ka neid teinud, see päris lõbus ühe korra oli niimoodi, et siis kui ma siin olin, siis käisime peol, jõudsime mingi kell 6 hommikul koju, ja siis kell 7 oli äratus, siis hakkasime sibulaid hakkima ja need sibulad olid nii suured, kõik nutsid pohmakaga. Ja siis tegime põhimõtteliselt nagu sõpradele. Oh yeah, minu beebi on esimese matega. Väga huvitav maitse on, hästi selline kange. Ja päris mõnus. See mees oli nii huvitav, kes meile selle müüs, selline vanem. Ja siis ta näitas oma igasuguseid pilte, mis ta teeb, et umbes, et kõik mis ta teeb, on taaskasutatud materjalidest. Päris hea, lahe, selline tass. Ja täiesti käsitöö tehtud, kõrs ka. Nagu näha on, siis hommikust õhtud mängitakse siin Alga jalgpalli. Liipsõtsed käivad niimoodi kinni. Tšau! Nii, me lähme siis 9 de Juliosse. See on siis maailma kõige laiem tänav. Minu mäletamist mööda on seal vist 16 autorida. Meil on siit mingi 35 mintse jalutada. Lähme vaatame, chillame, kell on mingi 2. Me oleme nii kaua juba üleval olnud, selline tunne nagu ma ei tea, kell oleks 6. Aga tegelikult on ikka päris mõnus, kui kell on alles 2. Jõime matet, ma pesin pesu seal meie väikses kraanikausis, kuna ma ei taha jõuda pere juurde olla nagu mingi tšau, tõin teile mingi rämedut pesu. Nii, meie maja juures on selline turg. Jep. Nüüd oleme jõudnud maailma kõige laiemale tänavale. Ja see on tõesti päris lai, ma peaks mainima, et liiklus on siin, seal on 8 rida vist. Ja seal on ka 8 rida. Ja siin keskelt käivad ka veel autod, see on ikka väga lai tänav. Ja siin on see monument. Ja siin võeti vastu Argentiina jalgpallivõit ja inimesed pidutsesid päevi, kui mitte nädalaid. Kui mitte aastaid. Nii, ületasime siis 2 korda. Kohe ületame, oota, me ei ole veel ringi peal tehme. Mõtlesin, et teeme nagu ringi peale, vaatasin, saab 2 kohast seda ületada. No ühe ületuse tegime juba, nüüd lähme vaikselt tagasi. Aga ütleme ausalt, et Kristiine ristmikut on isegi raskem ületada kui seda. Ja see on maailma kõige laiem tänav. Välja. Ühesõnaga, me oleme ühel turul. Tulime pizzat sööma, käisime ära 9 de Julios. See oli äge, tore. Ja täna on olnud hästi väikseline päev. Me oleme tegelikult päris läbi. Meile toodi mingisugust saia. Oh yeah, baby! Nii, nagu näha, unustasime jälle filmida, me oleme nii kohusetundlikud. Meil oli kõht ka nii tühisele, aga oleks päris kaua. Mingi pool tundi. Ja me kindlasti esitame kaebuse selle kohta ja kirjutame omanikule. Küsime enne, mis on teenindajate nimed. Ja oleme nagu
teate küll, kes. Tšau! Nii, me sätime ennast praegu välja, või noh, mina olen valmis. Kris mingi istub seal. Ühesõnaga, näitan teile jällegi põnevat outfiti. Siin on saarek, siin on pusa, teksad ja sokid, eks ole. Ja põhimõtteliselt me tahame siis minna välja sööma. See on meie viimane õhtu Buenos Aireses või noh, öö. Sest tegelikult homme oleme me ikka õhtul siin või ühesõnaga 21.30 läheb alles buss. Aga jah, võib-olla teeme väikse veini või midagi. Meil on siin all üks ilus kohvik tundub. Et lähme sinna, kuigi ma praegu vaatasin aknast, et kõik kohad õues tundusid täis olevat. Aga väga kaugele ei viitsiks jalutada. Ma võin teile näidata näiteks, no siin on meil mate. Meil on nagu Milanesa de soja vist öeldakse. Milanesa de soja tipo caseras. Nendest teeme homme hommikusööki. Mis meil veel külmkapis on? Meil on salatit, natuke mingi makarone. Meil on piim, ma pean mõtlema, mis sellega teha. Muidugi on dulce de lechet. Siis tomat on ju, mayonesa. Ja siis meil on siin vist riisi kusagil. See on siin, kogu aeg see lamp lihtsalt hakkab kõikuma. Sool, riis. Homme hommikul teeme mingi täiega palju süüa. Nii, me siis läksime sinna meie maja all asuvasse restorani, aga see oli nii fancy, me ei saanud mitte midagi aru. Ja ühesõnaga siis me tulime sealt tulema. Ja nüüd me jalutasime, leidsime kusagil tee äärest mingisuguse Mehhiko koha. Minule soovitati margaritat, kohe võtsin selle. Kris võttis Ferme kokaga. Ja siis ootame oma takosi. Nii. Mingi takosüüjad saad kriipsu, kui nad vaatavad. Nii, tere hommikust. Praegu ärkasin siis mina. Kris veel magab. Kell on mingi 8 vist. Ja see on meie viimane päev Buenos Aireses. Ma teen endale nüüd matet. See on väga imelik sellepärast, et mul on kurk päris haigeks siin jäänud. Aga põhimõtteliselt eile siis härra, kellelt me Krisile matte ostsime, ta andis meile tasuta sellise lusika ka. Kris nunno, siis sellega saad tõsta servat, on ju. Tõstame siis. Vaadake, mis süüa Kris tegi. Siin on riis, milanesad ja siis jäägid. That's what I'm talking about. Tere, teeme teile otse laivi kõige õudsemast asjast, mis meie reisi jooksul nüüd juhtunud on. Põhimõtteliselt ema siin läks poodi ja see on 5 minuti kaugusel 200 meetrit reaalselt. Sa lähed majast välja, lähed otse, keerab paremale otse, kõik. Ja siis me rääkisime okei, et mina lähen pesema ja Kris käib ära, on ju. Oli juba mingi 20 minutit mööda läinud, tulin välja, kuivatasin ära, kõik oli okei, juba pool tundi läheb mööda, ma mõtlen, et kus Kris on ju. Igaks juhuks helistasin. Ma nüüd te mõtlete, et pool tundi on nii vähe, ma ei tea, igal juhul ma ikkagi hakkasin muretsema. Põhimõtteliselt helistasin ja ma ei tea, mis paganama värk see on. Ühesõnaga, mingisugune mees võttis vastu. Mingisugune mees, kes hakkas nagu inglise keeles rääkima. Ja see ei olnud nagu see, et tere, et see kontakt ei saa teile praegu vastata. Vaid see oli mingi mees, ma kuulsin teda ülihäguselt. Ei tea, küsis ka, et hallo, et ma ei kuule teid, rääkige mingi niimoodi. Ja ma lihtsalt, ma hakkasin nagu, see oli kõige õudsem tunne, mida ma üldse kunagi tundnud olen. Ma hakkasin, ma ei tea, mida mõtlema. Ma panin lihtsalt nii rottu mingid suvalised riided selga. Kris pani ukse lukku, kui ta ära läks. Siis ma kirjutasin Airbnb sellele meie korteri omanikule. Tahtsin talle helistada, et äkki on siin korteris kusagil varuvõti, et ma saan Krisi otsima minna. Ma helistasin, kirjutasin mingit täiega, et mul on hullult su abi vaja. Ma proovisime mõlemad üksteisele helistada, ei tulnud midagi välja. Ma läksin rõdule ja vahepeal Airbnb nagu tõlgib, et me räägime temaga küll hispaania keeles, aga siis mul tuli üks inglisekeelne sõnum.
ja seal oli, et kuidas õhk on ja see tuli sellel ajal, kui ma olin rõdul. Ma mõtlesin reaalselt nagu, et keegi mingi, ma ei tea, mida on siin kavandanud ja see oli lihtsalt nii õudne. Ma ütlesin, palun helista sina ja siis mul kadus net ära ja ma lihtsalt olen siin nagu 7. korrusel. Ma mõtlesin, et kuidas ma siit nagu alla saan ja siis istusin ja siis helistasin veel Krissile. See on tore, et esimene asi, kui see nagu juhtus, ma võtsin telefoni ja proovisin oma isale helistada ja siis ma olin nagu okei, mida mu isa teha saab. Ja siis ma proovisin veel Krissile helistada ja siis võttis Kriss vastu ja siis helistas Seerum B&B naine mulle tagasi ja ma olin lihtsalt nagu, kui ma Krissi häält kuulsin, ma hakkasin niimoodi nutma, see oli lihtsalt nii õudne kõik. Ja Kriss oli nagu see, et kui sa pead minema poodi, mis on 5 minuti kaugusel ja sa suudad nagu tunni ajaseks mingisuguseks ringkäiguks selle teha. Mul ei olnud netti, ma ei näinud, kuhu ma pean minema. Kuigi ma saatsin talle enne pildi Messengeris, mille tuleks võida alla laadida. Ja, aga see ei laadinud ära igal juhul. Sinna ma läksin juhiste järgi, mis mul olid nagu, ma ei teadnud täpselt, mis tänava ma pean keerama. Nii et ma läksin lihtsalt kõik tänavad läbi, kuniks ma jõudsin täiesti valedesse kohtadesse ja siis lõpuks ma ei tea, kust ma jõudsin nagu sinna poodi, mingi pool tundi hiljem. Ja siis ostsin asjad ära ja hakkasin tagasi minema ja see oli nagu katastroof, sest ma lihtsalt nagu kõndisin nagu mingid ringe ja lihtsalt täiesti valedel tänavatel. Siis lõpuks Maria helistas ja siis ta nuttis ja ma olin nagu what? Selline positiivne juhtum. Jaa, väga positiivne. Käisime just, viisime kotid ära. Reaalselt mingisugusesse kioskisse. Lähme sisse, meil tüdruk istub seal, me oleme nagu, et kas siia saab nüüd seljakotid ette. Vaat seal oli niimoodi, et sa ei saa nagu sularaha ei võeta, ainult enne pead ära maksma 15 €, paned mingi aja, siis saad mingi koodi, ühesõnaga läksime sinna. Olime nagu, siia saab need seljakotid ette, vist on mingi näidake koodi, siis pani kusagile külmkapi taha peitud meie seljakotid, nii et jah. Ja mina sain just värsket Hugo de Naranjat. Oh yeah! Teate, mis eile veel oli või? Eile, kui me olime söömas turul, siis tuli mingi vend meiega rääkima, vaata, tahtis mingi šokke müüa ja oli lihtsalt nagu hakkas seal peaaegu nutma, et kuidas keegi ei respekti teda ja mida iganes. Ja mina olen nagu nii loll, ma hakkan nagu mingi, jaa, ei, et ta üldse ei räägi hispaania keelt, et ta nii kahju ja midagi ei saa aru ja hästi niimoodi. Kuigi nagu peaks olema nagu ole võitu, vaata. Ja mingi, et ära jaura või üldse ei peaks reageerima. Siis tuli teenindaja, oli mingi, kuule, sa ei või siin töötada, siis oli mingi okei, ta läks ära. Päris huvitav on olnud praegu. Otsisime jah seda koti kohta päris kaua lihtsalt ja otsik ette ja ma ei tea isegi, mida me teeme. Nii et meil on jah mingi 8 aega, kell on mingi 1:30, ei, kell on 2 just juba. Aga kui te tahate tulla Buenos Airesse ja tunnete ära selle korteri, kus me olime ja soovite seal olla, siis me soovitame küll seal olla, sellepärast et see naine on lihtsalt nii tore. See, kuidas ta kohe reageeris, kui ma olin mingi, oh my god, mul on maha sulle helistada, kas on mingi varuvõtit, vaata ja mingi, ma ei tea. Siis pärast hullult naersime temaga. Siis ta oli mingi, ei ole hullu, mina muretsen ka vahepeal. Ma tõmbasin korral seal turul kaamera välja ja siis olid juba mingid imelikud vennad ümber. Päris õudne. Peab olema ettevaatlik. Tšau! Me oleme Krissiga praegu ühes kohvikus. Kell on 4. Me sõime ja Kriss võttis nüüd kohvi. Meil juhtus siis selline asi, et jalutasime. Ma nagu nägin, et 2 mootorratturid sõidavad ja see oli see turu juures ja üks hakkas nagu täiega kihutama, veel nagu vaatsin ja nagu mõtlesin, et nagu miks ta kihutab, et siin on ju nii palju inimesi ja lapsi ja siis natukese aja pärast jooksis mingi mees talle järele ja karjus igasuguseid hispaaniakeelseid roppu, siis nagu karjus inimestele, et peatage kinni. Siis tuli mingi teine mees, karjus ka, kõik inimesed tulid tänavatel, siis hakkas mingi naine karjuma politsei. Ja siis need mehed lihtsalt täiega jooksid ja sõimasid ja karjusid ja siis ühesõnaga ja siis läksid tagasi ja siis tuli politsei kusagilt nurga tagant siin ikka nagu on tänavatel neid politseinikke vahepeal. See naine veel, kes karjus politsei, ütles nendele meestelt, näete, et teie jooksete ja politsei ei tee midagi, mis iganes. Ühesõnaga, see oli kuidagi päris nõme, tõmbas meil mõlemal nagu
päris kuidagi halvaks olemise või no ehmatas kuidagi nagu ära, et siis me tahtsime ka kusagile ruttu sisse tulla, kuna see oli ikka nagu noh, eks siin see on nagu tavalisem ja kuidagi, ma ei tea, siin ei ole see nii. Eestis väga igapäev sellist asja ei juhtu, aga siin on see väga normaalne. Jah, aga ikkagi nii vastik või kuidagi nagu väga ebameeldiv, ma ei tea, tahaks juba natukene ära sinna korda, sest rääkisin oma perele ka nendest seiklustest, mis meil täna olnud on ja nad ütlesid ka, et tulge kohe ära, on ju. Aga noh, meil on piletid kõik ostetud, sulle bussile ei ole hullu, seni vaatame, mis teeme, chillime. Ja siis mõõde ütles, et ta saab meile Uberi tellida ja siis bussijaama nagu panna. Võib-olla lähme parki või no kuskile, kus on loodust natukene ja noh, et saame veid seda linnamelust eemale. Et see on iga päev olnud linnamelu ja värgid. Aga jah, näeme. Terve tänav on pandud kinni, et on selline turg. Hästi huvitav, seal no vau, ja seal on mingi ilus vaade vist, me võtame nüüd jäätist. Oleme siis tulnud Buenos Aires loodusparki. Kahjuks on see kinni praegu. Aga Mariel on brainfreeze. See jäätist vist. Lisad kõik. Hulga jäätis läks mulle korraga suhu, see oli väga külm. Aga nii ilus. Looduspark, me saame siin ära peal istuda. Ühesõnaga, nüüd me hakkame minema bussile ja me ei saa mitte midagi aru. Siis me nagu nägime, et üks tuli ja see on mingi eestlasegi värk, et sa oled nagu, et aga see ei ole ju see platvorm, mis meile alguses öeldi. See buss ei näe üldse selline välja, mis meile alguses öeldi. Ühesõnaga väga tore, et me läksime küsima, et ega see ei ole see buss, mis Kordovasse ka läheb, see on teil mingi aja. Ma veel vaatasin, nagu meil on kõige üleval siin kohad on ju, teisel korrusel üleval ja niimoodi me näeme linna. Siis ma mõtlesin, et ei saa see olla, kuna seal on mingid inimesed. Tulime siia, siis mingid inimesed chillisid siin ja see oli mingi toode. Vabandust, me ei jõudnud Cordova bussijaamas filmida. Me oleme bussil, mis siis sõidab Sensit Puedesesse ja seal peatuses ootab meid juba minu pere. Keris, millistel emotsioonid? Ma ei tea, kardan veits, aga jah, ei ole midagi hullu. Sõitsime mingi 9 tundi. Ja 9 tundi ja 45 mintsi oli selle bussiga. Magasime suht enam ajast vist. Kuigi, ma ei tea, bussis oli isegi minu ebamugavam magada kui lennukis. Meil oli nagu eesiste ja kõik oli ilus ja nagu suur, aga ma ei tea. Praegu siis ühes kohvikus me panime täiega mööda bussiga, kuna minu pere ei olnud meil bussimeelteses vastas. Tulime mingisse kohvikusse, õnneks sinna netti, võtsime mingid kohvid kiirelt ja siis nad ütlesid, et pere ütles, et nad tellisid meile juba takso. Nii et jah, väga huvitav. Näljakas on vaadata, kuidas hispaania keeles tegutseb, mingi läks maksma lihtsalt. Ja siis lihtsalt nagu vaatas teda, mul otsa ei saa mitte midagi. Praegu võib-olla te nüüd mõistate, miks me ei saa väga hästi neid videoid monteerida. Mis nüüd samal ajal toimub. Ja lihtsalt selline huvitav fakt, et nad on täiesti läbimärjad ja mudased. Nüüd on 10 veel. Vaata. Laisu. Vaadake seda. Ta kaalub 27 kilo. 28.